Ma tänan varem kõnelenuid. Kallid kuulajad, mina ei poolda vägivalda. Mina ei haaraks Eesti kaitseks seda automaatrelva, mis mind mobilisatsiooni korral Luunja rahvamaja ees kogunemispunktis ootab. Aga ma olen valmis kilekotid näpus tankikolonni ette astuma. Ma leian, et vägivald sünnitab vägivalda. Tule vastu ei tohi võidelda tulega. Ja niisamuti on poliitikas. Me oleme kaaskõnelejatega siin 2 päeva laua taga istunud ja otsinud, et mida see meie generatsioon siis ikkagi tahab. Või mida ta peab. Või mida ta tohib. Ja ükskõik, kust kaudu me sellele küsimusele läheneme, jõuame me ikkagi otsapidi poliitikasse. Et miks poliitikud selliseid otsuseid teevad? Miks noorpoliitikud süsteemi poolt alla neelatakse? Kuidas meie saaksime seda süsteemi muuta, parandada? Mina ei taipa poliitikast suurt midagi. Ma ei mõista ka majandussüsteeme. Kurat, ma ei tea isegi brutol ja netol vahet. Ma ei ole põhiseadusega tutvunud, ma ei tea oma õigusi ja kohustusi. Ja ma ei tea isegi täpselt seda, mida ma siis tegelikult tahan muuta. Aga ma saan aru, ma tajun, et me kõik soovime mingeid muudatusi. Seega, tule vastu ei saa võidelda tulega. Poliitikat ei saa seest poolt muuta. Seda ei saa enam parandada. Kordan, mina ei poolda vägivalda. Aga vahepeal võivad asjad käest ära minna. Ma pöördun siinkohal eelkõige oma generatsiooni poole. Teeme nii. Lõpetame selle pulli ära. Tõdeme, et eksperiment demokraatia on luhtunud. Seda on juba küllalt katsetatud. Aga ikka ja jälle leidub mõni üksikisik, kes ilusale pildile pleki peale teeb. Kukutame senise korra ja katsetame millegi uuega. Mida on meil kaotada? Elu. Aga mis on sellel elul väärtust, kui ma tean juba ette, et see kujuneb raha tagaajamiseks ja siis virisemiseks, et seda on ikka liiga vähe. Pöördume senise süsteemi vastu ja paneme kehtima uue. Ükskõik millise. Katsetame. Eksida ei ole võimalik, sest mitte keegi ei suuda pakkuda lõplikku tõde. Meie oleme uus generatsioon. Meie asi on korraldada uus revolutsioon. Ja kui mõni tahab, siis ta võib selle käigus veidi laulda, aga pidagem silmas, et see oli eelmise generatsiooni tugevus. Nihverdamine ja ümber nurga keerutamine. Meie generatsiooni tugevus peab olema otsekohesuses. Ja selle kultiveerimine on lihtne. Tuletame meelde, kui kangesti me kõik oleme endale tahtnud uut iPhone'i ja siis tahame täpselt sama kangesti uut korda. Aga millist ikkagi? Variante on palju. Utopistid pakuvad väga ilusaid lahendusi, aga iga kord ilmub jälle mõni metslane, kes selle kõik pea peale keerab. Religioonid pakuvad väga õndsaid lahendusi, aga preestrid on ka inimesed. Diktatuurid, need tõmbavad ligi võimuahneid juhte ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult neid variante ei olegi nii palju. Aga ei, ma pakun välja, et vaatame, mis saab. Oleme naiivsed. Ärme lase vanadel endale pähe astuda. Meie tahame ja meiega saame. Minu isiklik visioon. Kujuneb välja vastutav anarhia. Iga inimene teeb seda, mida tema süda ihaldab, aga vastutab. Ja ma usun, et on inimesi, kelle südamekutseks on laste ravimine või eakate abistamine.
Ja Eesti ala on ka piisavalt pisike. Keegi ei saa jääda anonüümseks. Kõigil lasub vastutus. Ja kui on vaja kogu selle krempli eest vastutada, siis ma pakun välja iseennast. Sest mina ei tea hetkel mitte ühtegi paremat varianti. Ja kui keegi tunneb seda sügavat tungi, et tema on see, siis see on tema asi tulla ja vastutada. Keda ma ootan oma toetajaskonda? Kultuurnikud. Meie generatsiooni omad vanemad, ühinegeme. Kaua me lehvitame katustel lippe ja kirume filmist pärit tekstiga praegust olukorda. Kaua me pakume võimul olijatele humaanseid lahendusi ja ootame, kuni meid välja naerdakse. Või miks me peaksime pärast endise kukutamist tagasi oma liistude juurde pöörduma? Meie käes on masside mõjutamise kunst, aga ikkagi me näitame laval õnnetuid armastuslugusid. Kasutame seda kunstipotentsiaali ja pärast võime oma seda klassikat edasi teha. Ma siiralt loodan, et see pööre ei too kaasa mõttetut vägivalda. Ma loodan ka, et endise korra tulihingelised pooldajad leiavad sellest motivatsiooni, et emigreeruda oma unistuste riikidesse, milliseks nad praegu seda Eestit tahavad muuta. Meie ei pea olema mitte kellegi teise moodi. Teeme ise, algatame, katsetame ja kui nurjume, siis vastutame. Vot, selline oli minu plaan. Noor, uljas, läbi mõtlemata, loll, mitte midagi ütlev. Jah, võib olla, aga see oli vähemalt plaan. Ja nüüd on teie kord. Ja raisk, kui te midagi paremat ei paku, ma hakkan enda omaga otsast pihta. Aitäh!